Head konverentsist osavõtjad. Minu nimi on Lauri Peetrimägi ja tahaksin mõned avasõnad öelda konverentsi sissejuhatuseks. Mul on au öelda tere tulemast Tallinna Tehnikakõrgkooli konverentsile kaasaegse ehituse meetodid, kvaliteet on investeering tulevikku. Vaadates konverentsi päevakava on hea meel tõdeda, et arutluse all on kahtlemata moodsad meetodid, mille rakendamise keerukus aga seisneb sageli nende interdistsiplinaarsuses. Päevakavast võib välja tuua märgusõnad plaanimise kontroll, kvaliteet, projekteerimise kvaliteet, meeskonnatöö, muutuste juhtimise kvaliteet. Nii näiteks tuleb hoone elukaare jooksul teha koostööd projekteerijal, tellijal, ehitajal ja teistel osalistel ja et keerukust oleks veel lisaks nüüd ja ilmselt igavesti ka tingnimetusega masinal, mida iganes me selle all ka ei mõtleks, kelle partneriks, teinekord siis ka õpetajaks peab kaasaegne ehitusjuht projekteerija olema. Seega on niingi üsnagi keerukasse protsessi tööviljakuse ja või kvaliteedi tõstjana kindla koha sisse seadnud see tingnimetus masin, näiteks ehituse modelleerimise tarkvara laiemalt võttes. Kõrgkooli esindajana ootan ma tänasest konverentsist aga hoopis seda, et saaksime ideid ja mõtteid oma õppekavade laborite arendamiseks, sest kui me räägime moodsast ehitusest, siis see tähendab nüüdisaegset, kaasaegset, aga kui me räägime õppekavade arendusprotsessis, siis see on sageli 5-6 aasta pikkune periood, kus tekivad meil teatud muudatustes sellised reaalne kasu või tulem nendest muudatustest, mis õppekavadesse sisse on viidud. Soovin siis osalejatele kriitilist mõtlemist ja mulle tundub, et praktilise kogemuse jagamisel sellistel konverentsidel seisnebki kasulikkus selles, et läbi sellise insenerliku alternatiivide väljatoomise, plusside miinuste kaalumise tekib uus teadmine. Soovin teile siis huvitavat ja sisukat päeva Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja annan sõna ühele peakorraldajatest, Enn Tammorule. Aitäh! Tere ka minu poolt. Tõenäoliselt võib siin saalis olla inimesi, kes on siin juba 9. korda. Aga hea meel on pigem selle üle, et siin on taas palju noori, meie jaoks uusi nägusid, kellega me tahaksime jagada seni tehtut. On niisugune ütelus, et need, kes ei mäleta minevikku, need elavad nagu tulevikuta ja selle tõttu, aga miks just täna, ma väikese tagasivaate teen, see selgub teile minu etteaste lõpus. Istusime eile meie tänaste konverentsi võtmeisikutega õhtulauas ja mul oli hea meel nendele rääkida sellest, et täna on nende ees ligemale 200 noort inimest, pooled nendest üliõpilased ja pooled insenerid, keda me oleme kasvatanud nüüd siis juba ligi 10 aastat. Mul on väga hea meel selle üle, et me oleme seda tööd teinud kõikide Eesti ehitusinsenereid koolitavate kõrgkoolidega koos ja viimased 3 aastat ka juba mitte ainult meie katuse all, vaid vaheldumisi Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Täna on meie aasta ja ma esimesena peatuksin sellel, et kui 2008. aastal esmakordselt
minuni jõudis termin liin, siis õnnestus meil juba 2009. aasta kevadel koos selle esimese üliõpilasega, kes kirjutas Tallinna Tehnikakõrgkooli lõputöö liinist, olla Šveitsis Euroopa liingrupi korralisel kokkuistumisel ja meid integreeriti Euroopa grupi koosseisu. Juba hilissügisel 2009 oli meie ees mees, keda te näete siin pildil, keda kõik need inimesed, kes tegutsevad selles valdkonnas, teavad kui peaideoloogi. Tema tegi meile selgeks termini liin sisu, me saime selgeks, mis tähendab liin mõtlemine, liin thinking, liin filosoofia, aga jõudsime ka terminini liin construction ja siis 2009. aastal koos Roode Liiasega ja mul on nüüd hea võimalus teid ka tema poolt tervitada, sest töö on teda viinud täna Eestist ära, aga jätkuvalt me oleme koos selle teema taga. Ja mul on hea võimalus veel ka anda edasi tervitused Meelilt Ameerikast, kes oli ju just nimelt see tütarlaps, kes jõudis sõnani timmitud, ehk siis liin tähendakski, et see on timmitud mõtlemine, timmitud filosoofia, timmitud tootmine ja timmitud ehitus. Mul on hea meel siin täna teile öelda, et liin tervikuna on jõudnud Tallinna Tehnikakõrgkoolis mitte üksnes ehitusteaduskonna, vaid kõikide teaduskondade töö sisuks. Ja Tallinna Tehnikakõrgkooli üks niisuguse juhtivaid programme, millega tegeleb terve kooli rektorite ja prorektorite divisioon koos kõikide instituutide direktoritega, on just Lean Education, ehk siis ka kulusäästlik tulemuseni jõudmine koostöös üliõpilasega. Ja näete siin üht meie kõige populaarsemat õppejõudu ja tema juurde õppima saamine on täielik niisugune keerukus. Mitte ainult päevaõppes, vaid ka õhtuses õppevormis, kus tulevad juba tänased tootmisjuhid, iga 10. päev saab ainult tema juurde õppima. See tähendab, et see teema on jõudnud tänaseks aastast 2009, kui me esmakordselt selles saalis sellest kõnelesime, juba kõikidesse meie eluvaldkondadesse ja inimesed, kes täna töötavad tegelike tootmisjuhtidena, vajavad neid teadmisi igapäevatöö korraldamiseks. Juba järgmisel 2010. aastal oli meie võtmeesinejaks Rafael Saks. Paljudele siin saalis istuvatele inimestele on tänaseks täiesti möödapääsmatult selge akronüüm BIM, Building Information Modeling. Ja paljud meie kooli vilistlased, kelle hulgas on ka aastate ehitajaid, ei kujuta täna ettevalmistus ehitustegevuse alguseks ilma, et nad käiksid läbi Tallinna Tehnikakõrgkooli BIM laboratooriumist või meie sõnas BIM cave'ist või BIM koopast ja teeksid endale projekti mudelis detailideni selgeks. 2010 oli see meie jaoks selline uudis, et paljudel inimestel siin saalis oli suu lahti. Mis siis täna on nende meie 9 aasta tegevuse tulemusena Eestis sündinud? Loomulikult ei ole see ainult Tallinna Tehnikakõrgkooli ega mittetulundusühingu Eesti timmitud ehituse tugirühm teene, vaid see on see uus mõtteviis, mis on kõikides kõrgkoolides, kõikide kõrgkoolide ehitusteaduskonda õppejõudude, aga mitte ainult ehitusteaduskonnas, vaid ka arhitektide õppekavadest täna. Ja väljund on see, et kui me püüdsime 2010. aastal Eesti ettevõtluse sihtasutuse kaudu jõuda selleni, et teha ka oma klaster, sündis aga hoopis teedeehitajate klaster, mis liigub meiega samas
taktis, siis nüüd on tegelikult olemas ka digitaalehituse klaster. Seda on aktsepteerinud Eesti ehitusvaldkonda kureeriv ministeerium, Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, tema initsiatiivil kõikide kõrgkoolide kaasalöömisel ja valdavalt suurte riiklike tellijate läbiviijatel, keda siin te näete, alates Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist, Tallinna Sadam, Tallinna linn, Rail Baltic, täna küll skandaalne ja palju veel vastuseisu, aga kui te loete informatsiooni, mida näiteks Majandus-Kommunikatsiooniministeerium välja annab, et tunnel Helsingi ja Tallinna vahel sünnib niikuinii. Ja see, mida teevad täna Maanteeamet selleks, et meie kaitstud Eesti Vabariigi kõik sillad ja teed peaksid vastu pidama ka kõige võimsamale tankikoormusele. Neid ülesanded lahendatakse ainult kaasaegsete juhtimismeetodite ja läbi mudelprojekteerimise. Ja nüüd siis selle juurde, miks ma otsustasin täna teha niisuguse väikese tagasivaate teile. Järgmine 2018. aasta kaasaegse ehitusmeetodite päev või lühidalt 10. KEM toimub Tallinna Tehnikaülikoolis. Eesti Vabariik tähistab 100. sünniaastapäeva, Tallinna Tehnikaülikool tähistab 100. sünniaastapäeva ja mina saan 70-aastaseks. Üks minu õpetajaid 2010. aastal, kui me tähistasime TTK 95. sünnipäeva, küsis mu käest otse niimoodi, mis aasta mees sa oled enne? Ma ütlesin, 1948. No siis on sul veel aega. Aga seda ma sul ütlen, nii nagu 70 kukub, enam tudengi ette ei lähe. See on vana akadeemiline kirjutamata seadus. Nii et lugupeetud noored ja vanad kolleegid, olen täna viimast korda teie ees siin kui asja organisaator. Kindlasti jään teie hulka istuma siia tagumistel edaspidisel aastatel. Aga mul on väga hea meel lahkuda siit sellest puldist täna, sest Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudis meie ise ütleme, me oleme Arvo Veskimehed, on kõigis 4 instituudis kasvanud noored doktorid, kes juhivad igat ala täiesti professionaalselt. Me rääkisime meie koopast, meie võimalusest liita reaalne ja interkeskkond või nii-öelda digitaalne reaalsus. Tarvo Mill kaitses hiljuti oma doktoritöö, meie geodeedid võivad teha teile laserskanneeringuga täpselt niisuguse olukorra, kuhu te võite projekteerida kõige keerulisem insenerrajatise. Meie hoonete ehituse valdkonda juhivad teadusdoktor Martti Kiisa ja läheb veel paar kuud ja minu noor kolleeg Ergo, kes võtab minult täna üle modereeringu, kaitseb oma doktoritöö ehituse juhtimise vallas. 3. distsipliin, kinnisvaraarendus, Antti Hamburg on teel doktorini. Meil, vanapõlvkonna meestel, on väga hea meel jätta instituut koos oma õppetoolitega noorte, agarate doktorite kätte. Me läheme siit kõnepuldist rahuliku südamega. Soovin ka mina, nii nagu Lauri, teile täna tegusat päeva ja kutsun siia Ergo. Aga viimane sõna veel. Me võime teile esitada väikest raamatut, mida me tegime koos Ergo ehituskeskuse ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga. See on sihtväärtuse kavandamine ehk nii-öelda piibel IPD-sse, mis oli möödunud kord meie konverentsi üks sisusi. Glenn Ballard, kes on selle raamatu autor, andis meile võimaluse see tõlkida eesti keelde,
seda te saate tasuta ehituskeskuse kodulehelt noppida endale, aga kes tahab seda ka niisugusel kujul endale täna, siis siin saalis on üks daam, Gea, kes võib teile seda ka 10 euro eest müüa mälestuseks tänasest päevast. Head tööisu!